tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Koljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9–15 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No siin on suurepärased kaardid, aga vaatame kohe päris algusest peale. No esimene kaart selles lugemises on julguse kaart ja edasi tuleb sauade 9. No julguse kaart räägib, kuidas ma siis ütlen, sisemisest julgusest. Teil on siin julgus selle kaardi peal olla koos lõviga. Et teil on sisemine tasakaal, teil on julgus, teid ei löö mitte keegi ega mitte miski tasakaalust välja. Ja siin kõrval olev see sauade 9 räägib sellest samast. Ta räägib ka sellest, et te olete võimsam, kui te oskate arvata. Et te olete võimsam ka suitsu sees joostes. Kes iganes teid üritab siin praegu tasakaalust välja viia, on need töökaaslased, on see võib-olla mõni sugulane, mõni tuttav, või on peres mingi selline nagu ütleme niimoodi, et keegi tahab teie trooni kõigutada, siis see tal ei õnnestu, sest te olete väga enesekindel ja te teate täpselt, kus te olete, kes te olete ja mida te teete. Et te ei vaja mitte kellegi kinnitus sellele, mida te teete. Teil pole vaja mitte kellegi käest luba küsida ja te ei pea kellegi heakskiitu ära ootama. Siit edasi 3. kaart on tornikaart. No tornikaart tähendab järsku muutust. Nagu te pildi peal siin näete, siis on selline torn, siin on mingi jama tekkinud, inimesed kukuvad siit tornist alla. Mis ma oskan selle tornikaardi kohta öelda? No ta ongi selline natukene hirmutav kaart, aga isegi siis, no mis iganes situatsioon teil selle tornikaardiga ette tuleb, mis teil tuleb muutus, siis edasised kaardid näitavad seda, et see muutus tuleb paremuse poole. Et kui teil mingi asi väga vindus, lahendust ei paistnud, no võib-olla tõesti keegi kuskil nagu ühesõnaga töötab teie vastu mingisugusel tasandil, siis see tornikaart lööb selle olukorra klaariks. Ta lööb selle olukorra klaariks, tuleb muutus ja see muutus tuleb teile positiivne, sellepärast, et edasi tulevad siit kaardid sellised positiivsed. Siin kõrval kohe on karikate 9. Karikate 9 minu jaoks on selline soovide täitumise kaart. Ja see näitabki seda, et see torn lööb õhu puhtaks ja see, mis teil oli seal see plaan, kes tahtis kuskil võib-olla teile kas seal vastu hakata, ühesõnaga, mis takistused teile teele tulid, siis need kaovad nüüd ära ja teie soovid saavad täituda. Et see karikate 9 mulle sellest räägib, et see on selline, seda tuli hästi palju välja vana aasta lõpus ja kus ongi see soovimise aeg. Hästi paljudele tähtkujudele tuli see karikate 9. Et teile on ta nüüd ka välja tulnud. Siit edasi on veel üks karikate kaart ja see karikate 3 ja karikate 3 räägib, no nagu siin pildi peal on näha, see on selline koosviibimine, mahaistumine. See on ka sõprade seltskond, pere, sugulased, võib-olla töökaaslastega. See on siukene nagu nõupidamise kaart või lihtsalt lobisemise kaart, et saame kokku, räägime maast ja ilmast, võib-olla arutame ka mõnda tähtsat küsimust. Et vot selline nagu hea seltskond, seal on nagu siukene, see ei ole nagu rohkem peokaart. Ta on pigem nagu selline lihtsalt nagu lahe olemise kaart, et meil on tore koos olla, meil on millest rääkida ja paneme siin maailma asju paika, eks ole, vot see on selline kaart. Edasi tuleb teile sauade rüütel ja sauade rüütel räägib entusiasmist sellest, et teil on nagu, no võib-olla selles koosviibimises te olete ka saanud rohkem selgust. No selles suhtes näiteks, et teil hakkavadki soovid täituma, võib-olla seal koosviibimisel millestki räägite, igal juhul olete te täis entusiasmi, te olete positiivselt, väga positiivselt meelestatud, valmis kohe nagu härjal sarvist haarama ja edasi tormama.
et sinna selles soovitud suunas ja mina soovin teile selles ainult edu. Minge aga, sest tee on teie jaoks täiesti vaba ja kui teil soovid täituvad, no see saab ainult olla hea. Seda enam, et me oleme teel kevade poole, kellele talv väga ei meeldi, siis ma lohutan teid sellega, et veebruar on seal poole peal ja varsti oleme me kevades. Ja viimane kaart selles kaardi lugemises on karmakaart. No karmakaart on selge iseenesesse vaatamise kaart. Tulete sealt koosviibimiselt ära, oletegi täis entusiasmi, siis lähete õhtul magama, mõtlete, kuidas edasi. Võt see on täpselt selline kaart, et ma nüüd mõtlen, võtan aja maha, istun korraks ja mõtlen, et mis ma järgmise nädalaga peale hakkan. Kus kohast ma nüüd alustan? Kõikide nende soovide täitumise kaart on ju see, et teil tuleb midagi uut ja teil tuleb hakata nüüd sellega tegelema. Teil tuleb hakata selle uue asjaga tegelema. Ja mina soovin teile selle kõige juures suurt edu. Ärge kartke seda tornikaarti. Pole ta nii kole midagi. Et lööb õhu puhtaks, saate puhtalt lehelt alustada, saate oma unistusi hakata täitma. Et olgu teil tõesti imeline nädal koos viibimistega, unistuste täitumisega ja selliste optimistlike plaanidega tuleviku suhtes. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.